Täna oleme siin sõidus Viljandis 3702 rongiga. Vaatame, mis siin siis on. Pult on selline meil. Tüüpiline kahe otsaga Saksa rongi pult. Kiirusmõõtja on selline. Juhikraan on siin. Puldis me näeme ära mootori pöörded, jahutusvee temperatuur ja õlisurve. Voltmeeter aku pealt, ampermeeter laadimise. Samuti on siin olemas manomeetrid, pidurimagistraal, toitemagistraal, pidurilsilindrid. Edasi vaatame selja taha elektrikappi, mis siin on. Siin on meil aku pealüliti. Nüüd on toide taga. Puldis me näeme seda. Tulukesed põlevad igasugused. Aku pinge on üle 90 natukene. Peaks olema 110 muidugi. Siis see suur robakas on käivituskontaktor. Siin on mõned automaatkaitsmed veel. Mõned muud kontaktorid. Siin kõrval suures kapis on releed. Siin on sellised veoreleed, riketereleed, üleval on ka seal, see käib veel lahti. Siin on juhtmed lähevad mööda rongi laiali. Väga ilusad releed on siin. KK2, KK4. Igasugused juhtmeid on siin ka palju. Mitu kilomeetrit ma ütleks. Nii. Edasi vaatame siis siia. Siin on rikete tabloo. Siit me näeme ära rikkeid igasuguseid. Juhtventiil, reevers, õlitase, õlitemperatuur, kui läheb liiga kuumaks. Maksimaalpöörded, õhuklapp läheb siit kinni. Ja siin on ka rohelised on teavitavad tulukesed, salongi küte, kompressor ja nii edasi. Siin on kell, selline kell, mototundide lugeja on siin. Nüüd oleme jõudnud masinaruumi. Esimese asjana hakkab silma siin vasakul käigukast ehk hüdroülekanne. Siin on põhimõtteliselt peakardaan tuleb sealt kollase katte alt käigukasti, kus siis on igasugused ülekanded, 3 kiirust, käiku ja siis reverseerimise süsteem. Reversi ventiilid on siin, tagasi, edasi. Siit läheb torustik hüdrostaatikasse, seal on hüdrostaatikalipaak. Hüdrostaatikaga töötavad meil siin jahutusventilaator ja sellised asjad. Mööda peakardaani, siin vahepeal läheb rihmülekanne kompressorisse. Kompressor on meil selline siin 1,5 meetrit kõrge. Sinna läheb 5 kummist rihma. Siin edasi on diiselmootor. MTU Saksa oma. Need 3 potti on õlifiltrid, jämedad filtrid.
siin väljalaskesüsteem läheb siit üles korstnasse. Siin üleval on jahutusventilaator ja ribid ülemised. Teisest otsast tuleb ka välja kardaan, väiksem, mis läheb STG-sse. STG on siis starter-generaator. Peale mootori käivitamist muutub generaatoriks. Siin üleval on veepaak kuskil. Siit näeb veetaset läbi selle klaasi. Soga on täis praegu ülevalt. Siin ääres on kütusepump, kollased on kütusetorud siin kõik. Siit üles lähevad nad ülemisse paaki, 120 liitrit varu kütust. Rohelised on siin veetorud. Veetorud on siin ja siis siin muidugi on kõige tähtsam asi meil, kütuse separaator. Siin on olemas ka ampermeeter, mis näitab STG laadimist. Õigemini siis seda, mis ta välja annab. Siin all on meil ribide ventiil. Siin on ka üks elektrikapp olemas. Siin on olemas mõned kaitsmed. STG kaitse on siin 400 amprine. Siis on siin 80 amprine kaitse. Siin on mootor veel näha. Selline mootor on siin. Siin on ribide avanemissilindrid õhuga töötavad. Siin on kompressor veel. Siin on mingi roheline ollus ämbris. See on jahutusvesi. Siin on jahutusvee käsipump. Siit pumpab üles sinna paaki. Olemas on siin ka tulekustutussüsteem. Pulver kustuti ka veel varuks lisaks. Ja nüüd, kui liikuda masinaruumist edasi, jõuame peatselt esimesse tamburisse. Siin on peldik. Väga ilus peldik on siin meil muideks. Natuke uriini on seal sees küll. Ja juba jõudsimegi salongi. See on siis seesama mootorvagun 3702. Vaatame, mis me siit võime leida veel. Siit jõuame teise tamburisse. Teises tamburis avame siit elektrikapis edasi. Kuidagi niiviisi. Oi, mis me siin küll nüüd näeme, eks ole. Siit tulevad nüüd põranda alt juhtmed siia sisse. Siin on neid ka üks jagu. Siis on siin olemas mõned automaatkaitsmed. Salongi valgus ja muu säärane. Ja kontaktorid. Igasugused. Salongi küte, salongi valgus. Suured automaatkaitsmed, sellised prisked. Ja teises elektrikapis on STG kontaktor ja kaitsmed, pingeregulaator. Ja muud siin ei ole midagi.
liikudes edasi. Oleme jõudnud esimesse haakevagunisse, mis kannab numbrit 4704. Ka siin on olemas elektrikapid. Vaatame, mis veel siin on. Vaadake kõik. Siin on ka natuke kaitsmeid. See nüüd peaks olema elektriahju kontaktor. Siin on 200 paralleelsuskaitse, see jookseb terve läbi rongi. Kuskilt jagab rongi pooleks. Siin on küllaltki hiljuti vahetatud juhtmeid näha. A5 kaitse on siin, A6 kaitse ja väiksemaid kaitsmeid ka. Ja siis proovime panna käima mootorit. Näete, mis teeb nüüd. Ei lähe raisk. Ei lähe. Siis teeme sellist nalja. Proovime otse kuradi siit lülitada. Teeme siit kapi lahti, siis on näha paremini. Otse käivituskontaktorist käivitada. Nüüd selle plaadi peab alla tagasi suruma. Need jäi seisma jälle. Siis võib teha sellist asja, et arvutile restarti tõmmates kaitsmed välja ja lülides uuesti sisse. Nüüd mõned sekundid oodata arvuti käivitumist, rebootib. Siis võib proovida uuesti siit käivitada. Aga ei toimi, näed. Ma ei teagi, mis siin jama on, eks ole, siis. Pöörded on väga madalal praegu. Kui nüüd see lahti lastuda, jääb jälle seisma. Vaat kui huvitav, eks ole. Tegin veel korra arvutile restarti, proovime siis uuesti. Rike. See on regulaatori rike, aga ta ei lase. Nüüd sain mootori tööle lõpuks. Umbes 26. katsel. Võin näidata siis kontrolleri ehk autoga võrreldav on see kui gaasipedaal. Esimene positsioon ei tee mitte mõhkugi. Teine positsioon juba paneks veo peale ja tõstaks pöördeid. 5, 6, 7. Väriseb ja vapub. Vaatame korraks masinaruumi ka.
jube hääl. Nüüd paistab, et töötab. Samas me näeme siis märguande tulukestest, et siin otsad ei ole STG läinud järgi laadima akut. Selleks tuleb uuesti käivituskontaktorit lülida. STG läks tööle, laadimine 110 volti, 20 amprit. Siis võin veel näidata, kuidas alustada sõitu diiselrongiga DR1. Esiteks, asudes juhi kohale, võtame reversi sanga, paneme siia, lülime edasi asendisse. Kuulete pininat, rikke, regulaatori riket näitab see. Edasi, siin on selline nupp, KP AVS ja seal üleval on veel üks nupp, neid tuleb korraga nüüd vajutada. See toiming teeb vedurifoori valge tule. Kui me lülitame sisse ALSN-i, nüüd tuleb seal valge tuli, seda küll pole näha praegu, aga noh, ta on seal. Edasi juhikraani eralduskraanid avada. Juhikraan panna sõiduseisu, siis ta laeb ära pidurimagistraali 5,6-ni. Seda kiirendada võib kraani esimesse seisu lükata. Kuulsite plõksu, mis näitab, et vedu on nüüd tulemas. Siit lülitada sisse veel veotumbler ja siit ringi paketnikud. See on siis elektripiduri oma ja siin on näiteks uste blokeering. Nüüd peaks olema kõik valmis sõidu alustamiseks. Nii, laeme veel piduri ära täielikult, see võtab natukene aega. Seejärel juba võib siin testida, kas pidur töötab. Näete, 2 atmosfääri on sees piduri silindris. Igaks juhuks siuke kontroll, tead, enne liikuma hakkamist. Tegelikult muidugi on vaja teha täis piduri proov siin. Ja nüüd on pidur laetud, ALSN-is põleb valge, revers on edasi. Nüüd kui me paneme kontrolleri teise positsiooni, tuleb vedu. Ja nüüd lähevad siin veoasjad järgi ja siis me hakkame sõitma. Aga me praegu ei hakka sõitma. Sest meil pole siin vaja sõita kuhugi. Diiselrongiga töövahetuses olles on veduribrigaadil kaasas sõiduleht. Täna on meil siin vanad tüüpi sõiduleht käsitsi kirjutatud pastapliiatsiga. Selle kirjutas meile tõenäoliselt Viktor Puukin. Ja küllaltki palju on siin kirjutada ise. Vedurimeeskonna kirjutada on siin näiteks kütus, diiselkütus, puhkeaeg, siin soojendusajad, mototunnid, asjad, värgid, allkirjad igasugused. Siin on ronginumber, korraldaja kirjutatud, siin on kuupäev ja veduribrigaad. Tempel nende kainuse kohta. Pöördel me näeme sellist tabelit, kus on kirjas alg-lõppjaamad, kus me sõidame, rongi numbrid, kellaajad tulevad
rongi kaal, 5 vagunit. Siia saab veel kirjutada hilinemisi, järelsõitu, kõike mida vaja. Sellist vanat tüüpi lehed olid kasutuses paar aastat tagasi. Viimati ma nägingi sellist paar aastat tagasi. Üldjuhul on sellises formaadis arvutiga trükitud, kus on vaja ainult kirjutada kütus, mototunnid ja muud mitte midagi, allkirjad. Samuti on olemas veduri peal pardažurnaal, kuhu siis veduri meeskond kirjutab märked rongi vastuvõtmise ja üleandmise kohta. Eile on selle rongiga käinud Viljandis Toivo Kaur. Vaadake. Tema on siin kütust andnud üle, näete, 1440, 1450, kuigi tegelikult oli puudu mõlemas otsas üle 100 liitri. Siin on siis meie vastuvõtmine kirjutatud. Siin tuleb üleandmine, kütused, mototunnid. Samuti piduri proovi kohta on siin märked olemas. Siia saame kirjutada igasugu sissekandeid ja vigu veeremi kohta. Siin on eelmised leheküljed. Vaatame, kas siin on mingid vead kirjutatud vene keeles. Selline raamat on siis igakordselt vaja täita, alustades sõitu.